Lähme lava pealt edasi järgmise programmiga. Kell on saanud vaikselt 3 ja minuga on siia lava peale liitunud Maria ja Taavi, kes on kaks suurt ronimisentusiasti. Tere! Mina olen siis Taavi ja kalju ronimise all mõeldakse seda, kui ronitaksegi mööda enamasti looduslikke kaljuseid ja eelkõige just võimalikult nagu raskeid marsruute pidi. Et see eesmärk on nagu raske, mitte kõige lihtsamat teed üles minna, vaid just otsida mingi huvitav ja nagu keerulisem teekond ülesse. Et see sport ongi nagu alguse saanud sellest, et nii-öelda ammusest ajast on inimesed käinud mägedes matkamas, nagu alpinism. Ja siis järjest on olnud leitud niisugused nagu tehnilisemaid marsruute, kus on rohkem oskusi vaja. Ja siis tekkis vajadus nagu harjutada ja just proovida raskemat teed moodi üles saada. Ja siis nüüd on sellest nagu kasvanud täiesti eraldi spordiala, mis ongi just ainult kalju ronimine, mis on nagu alpinismist nagu lahku kasvanud. Ja järjest rohkem tegelikult on see populaarsemaks muutunud niimoodi, et sellest aastast on see tegelikult eelmisest suvest on see ka olümpiaspordiala. Eesti kontekstis on see ikkagi eelkõige just nagu sportlik ronimine, mida tehakse siseseintel, nagu ettevalmistatud keskkonnas ja enamasti ka spetsiifilist varustust kasutades. Aga samas nagu kui mõelda niisuguste nagu mägisemate piirkondade peale, kus inimesed nii mägedes liiguvad, siis see on nagu, see piir on tegelikult üsnagi hägune. Et see, kust läheb see piir, kus on nagu mägi matkamine ja kus on ronimine, et seal on nagu ülekate. Aga samas, kui vaadata nagu seda, mis on päriselt sport, siis seal ei ole nagu mägi matkamisega mitte mingit seost. Ma mõtlen, et äkki näitame seda olümpiaga seotud videot, et siis saab nagu näha, kuidas see tegelikult käib, just nagu siseronimise kontekstis. Absoluutselt. I think that climbing being included in the Olympic Games for 2020 brings an incredible opportunity for the athletes and climbing enthusiasts worldwide to be a part of the largest world stage. The IOC recognizing climbing as a sport is an incredible opportunity for climbers involved in the industry, professional athletes, as well as people who just take climbing as a hobby to be exposed to more of an audience. The explosion of climbing as a sport in the last 5 years can be paralleled with the interest in outdoor sports in general and this idea of outdoor adventures, because at its roots, climbing is a very outdoor-driven sport. Climbing is a very mental and physical sport. It requires you to think your way through solving sequences. And while climbing, it's basically like you have a jigsaw puzzle that you need to solve. And you need to solve that puzzle both mentally and physically. There are 3 different disciplines to the sport. There's speed climbing, which is essentially a head-to-head race where the fastest climber wins. There's sport climbing, which is judged on difficulty. So the person who gets highest up a wall with a rope wins. And then there's bouldering, which is shorter walls and no rope, but if you fall on essentially a gymnastic pad. And the winner of that, who does the best on a composite of different boulder problems, is the winner. For the Olympics, it will be the best overall climber across all 3 disciplines. Climbing being involved in the Olympics is a huge accomplishment for the sport overall. I'm really excited by the opportunity to be a part of the Olympics in 2020. Yeah.
Nagu näha, siis on tegemist äärmiselt füüsilise alaga. Kas inimene, kes soovib sellega tegelema hakata, kas tal peaksid olema mingisugused füüsilised eeldused või ootused iseendale? Tegelikult ei pea, et sobib kõigile, hoolimata vanusest, pikkusest, kehakaalust, et need rajad on hästi erineva raskusega, on midagi kõigile, et võib täiesti tulla, kui ei ole absoluutselt enne mingit sporti teinud, et siis saabki nagu alustada lihtsamate radadega ja vaikselt siis nagu minna nende raskemate peale üle. Kuidas moodi seda alustamist üldse tegema peab? Ma mõtlen seda, et inimene oma tavalises elukeskkonnas tõenäoliselt leiab mingi asja, mida mööda ronida. See ei pruugi olla kõige turvalisem ja kõige parem lahendus. Et on olemas ronimissaalid, kus ka mina oma lastega olen käinud. Et kas see võikski olla üks sellistest lävepakkudest, millega või mille abil seda teekonda alustada? Ja kindlasti, et Eestis, kui me nüüd räägime saalidest, Tallinnas on 2 boulder-saali, need on siis need, kus sa ronid, see sein on 5 meetrit kõrge ja all on matt, et sul ei ole väga palju mingit tehnilisi oskusi vaja ega varustust. Ja nemad teevad kursusi, minu meelest iga kuu on vähemalt paaril kuupäeval täiesti algajatele. Tartus on ronimisministeerium, samamoodi boulder-saal, kes teeb ka kursusi ja on Tallinnas 2 kohta, kus saab kõiega ronida. Nendel on mingitel nädalapäevadel on instruktorid mingitel kellaaegadel, kui saab siis minna ja nad juhendavad ja õpetavad. Kas enne ronimissaali minemist peaksid olema endal valmis ostetud spetsiaalsed ronimisjalanõud, mingisugused talgikotid, mida siin videos ka näha oli, mis muudavad siis näpud rohkem haarduvamaks või mitte igiseks, või on need sellised asjad, ilma milleta saab rahulikult alustada? No, tegelikult on see isegi niimoodi, et kui lihtsalt spordiriidega kohale tulla ja entusiasmiga, siis kõik muu on lahendatav. Et koha pealt saab alati varustust rentida ja isegi lihtsalt tulla ja proovida on nagu kõige parem. Et eriti see pulder ronimine ei ole midagi nagu tehniliselt keerulist. Ja mina tegelikult isegi olen alustanud niimoodi, et ma lihtsalt läksin kohale ja proovisin. Ja siis vaikselt oskused kasvavad ja õpid ise uusi asju ja siis niimoodi see tulebki. Nii, ja nende põnevate spordialadega kipub enamasti olema niimoodi, et mida rohkem ala areneb, mida rohkem ise selles alas arened, siis ühel hetkel leiadki võib-olla ennast hoopis tükis sellisest eluvormist, et kogu sinu igapäev ja argipäev ja kõik ülejäänud mõtted keerlevadki ronimise ümber. Kas see on selline asi, mis näiteks ronimise juures on väga lihtne tekkima? Ja on küll, et põhimõtteliselt kui sa ühe korra juba käid kuskil õues mingi ägeda seltskonnaga, et siis sa edaspidi planeeridki kõik oma puhkused nii, et saaks kuskile, kus saab ronida. Et Eestis on mõned rändrahnud, mille otsas saab ka ronida, aga kui tahta nagu päris kalju peal ronida, et siis tuleb minna Eestist välja. Kõige lähemal on Soome, mis on tegelikult väga mugav ja taskukohane ronimissihtkoht. Aga need peaks olema siis ikkagi esialgu sellised ettevalmistatud rajad. Et kui me räägime siin rändrahnu otsa ronimisest, siis võib-olla on seal mingid kinnitused pandud, võib-olla mingisugune turvameetmed, mingi rakmed on endal küljes. Jah, selles mõttes küll, et ütleme nii, et 99% ronijaid, ka kogenud ronijaid, ronivad juba radade peal, mis on kellegi teise ette valmistatud. Et selle kohta on tegelikult isegi nagu nii netis kui ka raamatu kujul on info olemas, et seal kohas saab niimoodi ronida, ja umbes see on nii raske, sa oskad endale enda oskustele vastavaid radu valida ja jah. Aga millised on treeningvõimalused? Kas need sisesaalid ongi ainukesed või on sellised aasta läbi kasutatavaid välisradasid ka, näiteks meil siin Eestis või kuskil lähiriikidesse tehtud? Eestis ei ole praegu välisseinu. Jah, ma seda võib öelda, et ei ole. Ma tean, et Riias ehitatakse praegu ühte välisseina, aga nagu meie siin nagu üks Põhjamaade kliimas, see ei ole väga mõistlik.
et ikkagi see väljas ronimise hooaeg on äkki 5 kuud, 6 kuud. Et niimoodi juba, kui väljas on 2 kraadi, siis ei ole tahtmist paljakäsi seal olla. Et siis talvel saab muidugi käia jääronimas, aga see on juba nagu teistsugune spordiala. Aga seest neid inimesi on, kes tõesti nagu käivadki koos välja, kuskil reisidel päris. Näiteks üks koht, kus väga tihti eestlased on käinud, on üks Kreeka saar Kalymnos, kus tõesti on nagu olukordi, kus on nagu korraga seal 20-30 eestlast, kes kõik on sinna tulnud just Kalju ronima. Aga need on siis pigem sellised ise korraldatud või klubiliselt väljasõidud. Ma mõtlen selles mõttes, et paljud turismifirmad pakuvad nii matkareise, pakuvad fotoreise, erineva suunitlusega väljasõite, et kas see on ka arenenud sinnamaani, et sellise sooviga, Kalju ronimise sooviga või mägi ronimise sooviga tasub minna mõnesse reisibüroosse või need on pigem ikkagi sellised väiksemad kogukonnad, kes seda infot jagavad ja neid asju korraldavad? Praktikas on see praegu ikkagi pigem nagu kogukonna tegevus, et et nagu ilmselt neid ronimisreise on ka veidi keeruline korraldada, kuna need huvid ja võimalused on nii erinevad. Aga just tüüpiline on see, et sõpradega võetakse gruppi ja otsustatakse, et nüüd me läheme sinna, me korraldades kõik asjad ise ära. Ja Eestis on tõesti tegelikult see kogukond on väga avatud, et kui hakata ronimas käima, treenimas, siis kindlasti leiab endale tuttavaid, kellega koos käia ronimisreisidel. Kas toimuvad ka mingisugused võistlused? Ma mõtlen siin Eesti kontekstis näiteks. Sügisel oli Tartus bouldervõistlused, nüüd 21 mai on Tallinnas bouldervõistlused Kivis. Põhimõtteliselt, kes tahab, võib liituda, et neid radu on ka seal, on raskeid, on kergeid, et kindlasti on midagi igaühele. Ja ütleme, enne koroonat tegelikult olid ka kõieronimisvõistlused, aga jah, viimased 2 aastat siis neid võistlusi ei ole nagu väga saanud korraldada. Proovime veidi tuua selgust nendesse terminitesse. Paar korda on siit jutust käinud läbi bouldering või selline boulder ronimine, et millised on üldse need erinevad alaliigid ja mille järgi neid üksteisest eristada? Ja, tegelikult see klassifikatsioon, mis ka sealt videost läbi käis, see ongi enam-vähem täpne, et on olemas boulder ronimine, mis tähendab ronimist madalate kaljude peal. Niimoodi, et julgestus nagu köisi ega mingit muud tehnikat kasutada. Et all on ainult matid, et sind nagu kinni püüda, kui sa peaksid kukkuma. Ja mõte ongi hästi raskeid liigutusi teha, et jõuda ülesse kivi otsa. Siis teine aladistsipliin on nagu sportronimine, mis on see, et kasutatakse köisi ja liigutakse nagu kõrgemate kaljude peal. Enamasti on seal ettevalmistused rajad, kus on järjest poldid kaljusse kinnitatud, et sealt, mis näitavad, kuhu suunas minna ja kuhu köit kinnitada. Lisaks on veel üks aladistsipliin on kiirusronimine, mis oli olümpial, kus on eesmärk täiesti nagu ette defineeritud rajal, mis on alati sama, jõuda võimalikult kiiresti tippu. Aga see on vähemalt nagu harrastaja jaoks on see väga niši asi, millega tegeleb väga vähe inimesi. Tõesti nagu eelkõige võistluste tingimustes. Ja lõpuks võib-olla see, mis läheb rohkem alpinismi poole, on ka niisugune alpinistlik ronimine, kus minnakse juba kõrgemate seinte peale. Ütleme niimoodi 300, 500, võib-olla isegi 1000 meetrit kõrged seinad, kus on vaja ülesjõudmiseks võib-olla 3 päeva näiteks ronida, võib-olla isegi pikemalt. Et see tekib juba nagu ülekatta alpinismi teemadega. Et nüüd me näitame ühte videot, mis on ühest ronimispiirkonnast Prantsusmaal nimega Fontainebleau, kus on just tegemist boulder ronimisega välistingimustes. Jah, et see on nii-öelda ronimise üks sünnikohti. See on hästi palju kive, kus peal saab ronida hästi tihedalt ühes piirkonnas koos.
Ta on väga hästi ligipääsetav, et ütleme, sa pargid auto ära ja 5 meetrit jalutad, juba sul on esimene kivi, kus otsas ronida. See maapilt on ka suhteliselt tasane, nii et peredele ka väga lapsesõbralik, võid lapse käruga minna ka sinna. Ja põhimõtteliselt sinna reisi planeerida tegelikult on üsna lihtne. Sa pead lihtsalt jõudma Prantsusmaale. Koha peal on võimalus rentida auto, aga võib ka näiteks Pariisist rongiga sõita Fontainebleau'sse ja siis jalutada nende erinevate piirkondade vahel. Sul oleks vaja seda matti, mida me nimetame crashpad, kuna siis õues sul ei ole neid matte kivide all, siis sul on niisugune matt, mida sa ise tassid kaasas ja nihutad. Et neid saab koha pealt rentida, võib ka osta ja kuskilt Eestist kaasa võtta, kui on autoga minek. Ja tegelikult natuke sealt videost see paistab ka välja, et nende väljakujunenud ronimiskohtades käimisega on väga tore asi see, et seal on nagu oma kommuun, et seal enamasti on väga palju erinevaid ronijaid, kes tulevad sinna kokku eri maadest, saab uute inimestega tuttavaks, saab näha, kuidas teised tegevavad, see on nagu teised ronivad, et see on nagu niisugune sotsiaalne tegevus ka. Ja lisaks veel ka see, et reisides satub niisugustesse kohtadesse, kuhu sa nagu tavaturistina ei satuks. Sa näed kuidagi seda riiki hoopis teisest küljest. See on nagu üks väga äge nagu osa sellest ronimisreisimisest. Ma küsin siia vahepeal taustaks ja mõtete kogumiseks seda, et kui nüüd inimene tunneb, et see võiks olla tema ala, siis millised võiksid olla umbkaudsed kulud selle spordiala harrastamise juures, et kui me siin enne rääkisime sellest, et tuleb see mingisugune vägev matt kaasa võtta ja kindlasti on veel mingisuguseid rakmeid ja asju vaja, et seal selle ronimise käigus ennast turvaliselt tunda, siis missugusesse suurusjärku need kulud jäävad ja kindlasti ütleme professionaalsuse taseme tõustes need kulud ka kindlasti omajagu tõusevad? Esimene asi on ronimissussid. Nende hind on ütleme 50–150. Neid saab Eesti kõigis matkapoodides on minu meelest nüüd müügil juba ja ronimissaalides. Siis on vaja magneesiumi, see on see valge pulber, mis käte peale pannakse. See on mõned eurod, et see ei ole kallis kulu. Ja põhimõtteliselt boulderingi jaoks sul rohkem ei olegi vaja. Selle mati sa võid rentida, kui sa tahad osta, siis ta on kuskil paarisaja euro ringis. Kui nüüd kõiega ronida, siis on natuke rohkem asju vaja. Kõis ise on kuskil 200 eurot, siis sul on vaja ronimisvööd, tegelikult siis sul on vaja ka ronimispartnerit, kes sind julgestab, julgestusvahendeid, no ma arvan, et kuskil 500 eurot on niisugune stardipakett. Aga samas selle juures tasub ära mainida, et kui see varustus on olemas, tegelikult see nagu suures pildis ei ole isegi väga kallis, siis ronimine ise, eriti nagu väljas, on tegelikult tasuta, kusagil sellest raha ei küsita. Et ütleme, reisile minnes on see puhtalt see, et sa pead kohale jõudma ja siis elamiskulud on ikka, aga tegelikult see ronimine ise on nagu tasuta seal. Et kui käia sees ronimas treenimas, siis need hinnad on nagu nende saalidel sarnases suurusjärgus nagu spordiklubis käimine. Et see ei ole ka nagu midagi müstiliselt kallist. Ma näen ühe suure plussina selle spordialas reisides ka seda, et tegelikult see varustuse kogus on üsna väike, mida kaasa võtta. Kui sa just parasjagu ei pea seda mäe rippuvat telki kaasas ja mingisugust meeletut köiekogust, et kui siin jalgratta inimesed lennureiside jaoks peavad nägema kõvasti vaeva, et oma rattad ära pakkida ja kanuumehed või süstamehed veelgi hullem, et siis tegelikult mulle tundub, et see susside ja magneesiumipaki kaasavõtmine on üsna selline käepärane tegevus. Jah, seda kindlasti. Et enda kogemust ütlen, et kõik varustus on alati nagu tavalisse lennuki kohvris ära mahtunud ja et selles osas nagu tõesti on ronimine üks väga hea hobi.
et neid varustuse transpordi probleeme on vähe. Siin on nüüd Prantsusmaal ka Fontainebleus üks rada. Ütleme, et see raja ronimine tegelikult selle boulderi puhul siis kestabki kuskil 1 minuti, et ta ei tundu nagu väga suur treening, aga selle minuti jooksul kõik su nagu liigutused on läbi mõeldud, kõik su lihased töötavad ja tegelikult, et see rada ära ronida, vahel sa pühendud seal võib-olla pool päeva ja harjutad neid liigutusi. Iga spordialaga, mis väga populaarseks läheb, tekivad varem või hiljem järjekorrad. Siin ajalugu ja inimesed teavad, et siin mõned aastad tagasi oli ka Mount Everesti otsa ronimisel pikk järjekord. Kuidas moodi on selliste lihtsamate kivide otsa ronides, et kui siin nüüd praegu minut kestab üles ronimine, aga päev otsa pead sa seda harjutama ja läbi mõtlema neid liigutusi, kas selle juures on mingi asi, mida peaksid tähele panema? See probleem on tegelikult kasvav, kuna ronimine on järjest populaarsemaks muutuv spordiala ja need kohad, kus väljas ronida eriti, on ikkagi piiratud. Aga samas, kui me ütleme, nendest kohtadest räägime, mille kohta me pilt oleme näidanud, Fontainebleau või mõned ka sportronimise kohad, siis seal on ikkagi nagu tuhandeid radu ja enamasti ütleme, et kui sa tahad midagi väga spetsiifilist ronida, et just sa tahad seda asja proovida, siis võib-olla tekib järjekord. Või kui sa lihtsalt nagu tahad midagi toredalt aega veeta ja siis on alati võimalik nagu lahendusi leida. Et need et enamasti ronijad on hästi mõistlikud ja sõbralikud. Panen ühe video siin korra taustaks uuesti. See on ka Fontainebleus. Et siin oligi, me tahtsime seda kivi ronida ja siin on nüüd hästi palju neid matte maas, et sinna tulid mingisugused täiesti võõrad ronijad, keda me ei teadnud, tahtsid ka proovida ja siis me panimegi kõik oma matid sinna maha ja lihtsalt kordamööda harjutasime ja tavaliselt ei teki nagu mingit probleemi, et tegelikult isegi on veits nagu äge, kui on palju erinevaid inimesi ühe raja peal harjutamas. Mida selle ronimise harrastuse juures veel tähele panna? Lisaks sellele enda turvalisusele ja varustuse ostmisele? No eks need oskused ja see jõud kasvab, kui sellega tegeleda. Pigem ma ütleks, et tasub meeles või see asi, mis meeles pidada on see, et nagu paljudel inimestel kuidagi see ronimine väga haagib, isegi need, kes nagu ei ole eriti sportlikud varem olnud, siis see kuidagi nende jaoks on midagi, mis tõmbab ja siis on, tihti on nagu see, et see on näha, et see tõmbab nagu väga endasse ja et nagu inimesed tõesti hakkavad väga palju tegelema. Ma olen näinud ühte kaljuronimise dokumentaali Discovery kanali pealt, kus noormees elaski ronimise nimel ja temal oli siis oma kaubikus selline aukudega liist, millega üles ta siis päevad otsa seal näpupidi rippus ja harjutas. Et millised harjutusi peavad näiteks Eesti ronimisharrastajad kodus tegema, et nad sellel alal võiksid kaugemale jõuda? Et see näppudega rippumise asi, see nimi on fingerboard ja tegelikult seda ei soovitata kasutada, kui sa pole näiteks mingi 3-4 aastat roninud, et siis võivad sõrmed viga saada. Aga jah, see on nagu üks võimalus, kui sa oled rohkem roninud ja tunned, et see ronimise tase jääb nagu sõrmejõu taha, et siis on hästi palju nagu spetsiifilisi harjutusi. Aga kui alustada, siis soovitatakse, et lihtsalt ronida hästi palju erinevaid radu, ronida õues, ronida sees, ronida kõit, ronida boulderit, et lihtsalt saada nagu erinevaid tehnilisi liigutusi enda nagu pagasisse. Ma mainiks veel juurde, et ronimise kohta öeldakse, et see on tegelikult nagu eelkõige tehniline sport, et sa pead nagu tehnikat valdama, nagu just nagu mitte nagu kuidas nende kõitega ümber käia, aga kuidas moodi liikuda kalju peal. Ja seda ei ole võimalik nagu õpetada, see lõppude lõpuks on ikkagi eelkõige nagu lihtsalt katsetamise ja proovimisega. Ja see väga tihti on isegi nagu tähtsam, kui see puhas nagu jõud. Et
et selles mõttes jah, see on nagu väga omamoodi spordiala, natuke nagu ma ei tea, äkki millega võrrelda, võib-olla mingid võitluskunstid, kus see puhas jõud ei ole ainuke asi, mille alusel see areng toimub. Mida võiks soovitada nendele inimestele, kes nüüd tunnevad seda tõmmet ja tahaks esimest korda proovima tulla? Otsida endale kõige lähem ronimissaal ja siis lihtsalt jalutada sisse ja proovida. Et võimalusel mõnele kursusele minna, kui on midagi kohe algamas, aga kui ka kursuste ajad ei sobi, siis tegelikult seal saalis need teised ronijad on ka väga abivalmis, et kui sa lähed ütled, et ma olen esimest korda, et kas sa saad mind aidata, mis ma tegema pean, siis 100% keegi sind ära ei aja, et sind aidatakse. Mida sellistel kursustel üldse tehakse? Mida seal õpetatakse? Esimene asi on ohutus, kuidas saalis käituda, nii et sa oled endale ohutu ja teistele ohutu. Ja siis seletataksegi võib-olla nagu, kuidas radade ronimine käib, et boulderingi puhul sees on see, et see on hästi palju erinevat värvinukke, et millal mis värvinukke sa tohid kasutada, kuidas me defineerime stardi ja kuidas me defineerime selle, et rada on ronitud. Ja antakse ka mingid niisugused baasliigutused, mida siis nagu proovida kasutada, et näiteks need sussid, mida me kasutame ronimiseks, on hästi süksed jala ümber ja siis nende mõte ongi see, et sa ronid varba otstega, et algajad tulevad ja nad vaatavad, et on suur nukk, sa paned terve jala sinna lataki peale, aga siis sul on vaja võib-olla jalgu vahetada, pöörata, et siis õpetame, et roni varvastega, aga täpselt see on selline oskus, mida sa pead ise nagu ronima, et see lõpuks see nagu kinnistuks sulle. Ütleme nüüd moodsal ajal ongi see tee ronimise juurde, on läbi siseronimissaalide ja sealt minnakse välja. Et lihtsalt neid ronimissaali on nii palju, need on nii kättesaadavad. Et varasemalt oli see, hakkas see eelkõige just sealt teiselt poolt, et inimesed hakkasid väljas ronima ja siis leidsid, et neil vaja treenida. Ja siis leidsid või kas leidsid või siis lõid ise endale treeningvõimalused nagu kuskil tehisseintel. Jäin praegu mõtlema seda, et missugusele inimtüübile seda sorti spordiala üldse sobida võiks, et kui sa oled selline äkiline inimene ja tahad kõige esimesena alati kuskil kohal olla ja tuled suure jõuga rapsima sinna, siis see ei pruugi olla päris sinu ala, et pigem on ta selline mõtlemist ja tehnika lihvimist eeldav. Ja seda kindlasti, et spetsiifiliselt minu jaoks tegelikult meeldibki see, et ronimises on hästi palju vaja mõelda, et see on natuke nagu niisugune pusle lahendamine, aga sa pead seda tegema nagu näpuotstega kuskil kaljuküljes rippudes. Ja et see ei ole lihtsalt nagu sama liigutus järjest nagu tunde, vaid et iga kord on sul nagu mingi väike ülesanne või nagu mõistatus on lahendada. Ja see on nagu just nagu kuidas ma ütlen, nagu mentaalselt väga nagu stimuleeriv. Näiteks üks hea näide on üks nagu Tallinna ümbruse kõige suurem rändrahn on Ellandvahe kivi. See on Jõelähtmes. Jõelähtmes. Umbes 5 meetrit kõrge ja pealt on ta võib-olla 3 korda selle lava suurune. Ja seal on üle 20 erineva viisi siin üles jõuda. Ja et igal ühel on nagu, keegi on seda roninud, on öelnud umbes, kui raske see on ja siis kõik teavad, kuidasmoodi, kust läheb üks viis, kust läheb teine viis seda üles saada. Ja sellest ühest kivist on nagu väga palju rõõmu nii algajatele, tegelikult kuni isegi nagu, siin on võimalik isegi lihtsalt otsa jalutada kõige inimesel tänavalt. Ja siis on seal niisugused rajad, mida Eestis võib-olla on mõnikümmend inimest ära suutnud ronida. Millisena te näete selle ala arengut Eestis? Et on kasvanud kindlasti, et neid uued saalid on siin viimase paari aastaga on neid nagu mitu tükki juurde tekkinud. Ja ongi, et inimesed, kes muidu käisid jõusaalis trenni tegemas, üsna paljud ongi leidnud tee ronimise juurde. Et meie loodame, et jõuab veel rohkem inimesi, siis ehitatakse veel rohkem saale. Et see areng ongi natuke selle balansi taga, et kui on nagu nõudlust, siis tehakse saale juurde, kui ei ole, siis ei tehta, et me üritamegi just nagu
populariseerida, et neid ronijaid tekiks juurde, et me saaksime paremad saalid. Ja lisaks muidugi on see, et Eesti kontekstis on kindlasti ronimise tulevik on sees ronimine tehisseintel. Et see on tegelikult ka nagu maailmas üleüldiselt on näha, et järjest nagu sees ronimine on muutub populaarsemaks, et need, kes väljas ronivad, on pigem praeguseks nagu väiksem grupp inimesi. Et selles mõttes Eesti nagu jälgib seda sama trendi, lihtsalt, et Eestis on veel see piirang, et väljas ronimise võimalusi ei ole väga palju. Aga noh, sees ronimise võimalusi tegelikult tuleb järjest juurde ja need tingimused muutuvad aina paremaks. No paar nimetust ja kohanime on meil siit sellest jutust läbi käinud. Kas on ka sellised olemas maailmakuulsad mekad, kus ronijad kõik kokku saavad, nii-öelda selline kindel müür, mida siis ka ronijate hierarhia vallutustabelis peetakse hästi kõrgeks? USA's on Yosemite rahvuspark. Jah, no tõesti see Yosemite rahvuspark on üks nagu kõige kuulsamaid ronimise nagu mekasid, kus juba, ma ei tea, ütleme 50-ndatest on ronijad sinna nagu põhimõtteliselt nagu palverännakuid teinud. Et see on üks niuke org, kus on kuni, ütleme, peaaegu kilomeetri kõrgused kaljuseinad, kus siis tõesti ronitaksegi päevi neid radu. Aga see on nagu juba väga tehniline ja selles mõttes nagu keerukas ronimine. Et jah, see on pigem nagu professionaalide asi. Kas see on mingi selline asi, mis on teie näppude ja jalgade alt juba läbi käinud või see on veel soovide nimekirjas? Mina olen ühe korra seal ära käinud, mitte küll väga nagu eeskujulike saavutustega tagasi tulnud, aga siiski üht-teist sai seal tehtud. Et samal ajal näiteks Eestis on inimesi, kes on selle Yosemite kõige kõrgema seina peal, mis on El Capitan, tõesti ka üles ronitud sealt. Et eeskujud on olemas. Nii et teha veel on ja mida rohkem leitakse uusi kive ja tegijaid, seda rohkem leitakse ka uusi marsruute ja asju, mida teha. Kindlasti, et ma arvan küll, et ronimise nagu tulevik Eestis on helge. Küsin vahele, aga on meil vahepeal nüüd mõni video veel vaadata, mingid pilte vaadata või proovime sellele teemale saada praegusel hetkel joone alla? Pigem küll, jah. Tõmbame joone alla ja need, kes tahavad minna ronima, saavad minna rahulikult ronima ja teised saavad hakata alast huvituma.